Aitäh! Enne kui ma alustan, siis kuna ma räägin täiesti iseenesestmõistetavast asjast, siis on tähtis, et teie mandelkeha, mis paikneb teie ajus, ei saadaks alla signaali neerupealsetele, kes eritab kortisooli, mis lülitab teie otsmikusagari välja. Nii et mõelgem avatult. See on pult, väga hea. Klassikuid tsiteerides ise olen mõelnud, et kui sama energia panna tuleviku jaoks tööle, mida me rakendame igapäevaselt mineviku jaoks, siis oleksime ilmselt juba ammu Marsil oma kolooniatega ja tõenäoliselt ka päiksesüsteemist väljas. Et ütleme, inseneriharidusega inimesena mul jääb tihti arusaamatuks, et miks me mõtleme nii palju eilse päeva osas peale selle, et me peaksime arvestama, mis me sealt oleme õppinud. Nüüd on väga raske tegelikult ennustada neid ametikohti, mis tulevikus vaja läheb, aga Tuleviku-uuringu instituudid on töötanud selle kallal ja nad on leidnud, et nad suudavad ennustada neid oskusi, mis meil tulevikus vaja lähevad. Siin on mõned mõjutajad, mida me peame arvestama nende oskuste kujundamisel tulevikus. Tõuseb inimeste keskmine vanus, inimesed elavad kauem, nad töötavad kauem, tänane majanduskliima näitab, et me tegelikult keegi pensioni päriselt ei hakka ilmselt saama. Elukestev õpe on sisuliselt ainuke võimalus püsida konkurentsivõimelisena, kuni te surete. Targad masinad elimineerivad rohkem tööd. Kontoritesse ja kodudesse tulevad täiesti uued seadmed, kellega me varem ei ole suhelnud, aga me hakkame suhtlema, samamoodi nagu me hakkasime suhtlema faksiaparaadi ja arvutiga, mis kontorisse tuli. Seadmete internet genereerib tohutul hulgal andmeid, mis tegelikult on meile kasulikult, kui me oskame neid ära kasutada. Uue meedia võimalused on default-oskused, uut meediat kasutada on see, kuidas ma oma sõnumi suudan kohale viia. Ja moodustavad üliorganisatsioonid, keda ei huvita ei asukoht ega töö tegemise aeg. Ja võrgustunud maailmas loomulikult protsessid toimuvad palju kiiremini kui vanasti. Millest ma räägin, on siis rahvusvaheline ambitsioonikas, proaktiivne IKT ümberõppeprogramm, mis annab tänastele keskealistele siis oskused, mida neil on vaja tulevikus, et nad elu lõpuni suudaksid kuidagimoodi nagu hakkama saada. Ma võtan need keywordid läbi. Rahvusvaheline. See on tegelikult selge, et IKT on rahvusvaheline. Palgad on juba rahvusvahelised, vaadata siin Skype'i palkasid ligi 4000 eurot keskmine palk, et see on konkurentsivõime palk nagu Euroopas ja tegelikult ka Ameerikas. Rahvusvaheline on sellepärast, et me saame selle käivitada kiiremini, me suudame tuua ingliskeelseid õppejõude sisse, me suudame nagu selle bootstrapida kiiremini. Me suudame tuua siia ka inimesi väljapoolt. Euroopas on vananemine ja oskuste puudumine üldine probleem, see ei ole ainult Eesti probleem. Ja selleks, et see asi nagu päriselt lendaks, siis tuleks need inimesed tuua ka siia ja nad õpiksid kõrvuti meie inimestega. Täna Eestis on üle 2000 välisüliõpilase. Meil on tegelikult võimalus tuua siia ka tuhandeid inimesi, kes omandavad uue karjääri võimaluse Eestis. Ambitsioonikas. Siin tähendab seda, et on teatud selline riiklik garantii ja Eesti bränd pannakse nagu selle asja jaoks tööle. Alguses koolitatakse 100 inimesi, see on see ambitsioon, aga tegelikult võiks eimida ja sihtida tuhandete inimeste koolitamise peale. Väga tähtis on ka muljetavaldav infrastruktuur. Need inimesed peaks tulema sisuliselt tulevikku siia. Ma ei tea, kuidas me seda teeme, aga me oleme päris palju investeerinud kõrgkoolide infrasse ja ka kutsekoolide infrasse, et kuidagimoodi ehk leiame võimaluse. Siis proaktiivne ja siin on asi, mis täna hommikul läks uudises veidi rukkisse, ehk siis Tõnis ütles, et hakkame töötud ümber korraldama. See ei ole minu mõte. Me hakkame tuleviku töötuid ümber korraldama, ümber õpetama. Need, kes kaotavad oma konkurentsivõime mõne aasta pärast. Ja eelkõige siis inimesed, kes on täna nagu keskeas, nendel on veel 30 aastat tegelikult tööelu järel ja nad peavad väga hästi mõtlema, mida nad aastal 2044, mida nad siis oskavad tegelikult teha. Nüüd oskused, tehnoloogia kasutamise oskused.
info otsimine, töötlemine, andmete analüüs, probleemi lahendamine tehnoloogirikas keskkonnas ja IKT lahenduste loomine. Et tegelikult on võimalik ka sektoripõhiseid gruppe luua, ehk siis logistikud tuuakse, antakse neile IKT oskused, keeletehnoloogid tuuakse, antakse neile IKT oskused. Et toimub selline tööstusharu IKT-stumine sisuliselt. Ja väga oluline ka see, et tegelikult nende inimestel tekivad uued võrgustikud. Need inimesed, kes on oma ettevõtetes, oma organisatsioonides täna kinni, saavutavad läbi selle uue võrgustiku ja saavad luua uusi initsiatiive koos. Ja võimekuse all ma mõtlen seda, et on teatud selline sotsiaalne intelligentsus, on teatud liikumine IQ-st EQ-sse, arenevad interdistsiplinaarsed oskused ja kogemused ja areneb ka multikultuurne võimekus, mis Eestis on üsna madal. Nii. See oli kõik, aeg on läbi, aitäh ja loodetavasti pärast saame edasi mõelda.